Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna ma räägin teile petukirjadest. Ma usun, et sellest on paljud kuulnud, saadetakse kirju, et sa oled võitnud loteriiga või mõni sõber on sattunud hätta ja sa pead talle kiiresti raha saatma. Aga meie siis Gustav Adolfi gümnaasiumis viisime interneti turvalisuse päeva läbi ühe õppuse. Ja viisime läbi sellise õppuse, et kõik õpetajad ja õpilased said alljärgneva kirja. Millest ma üldse ära tunnen, et tegemist on kummalise kirjaga. Kõigepealt, kui ma seda kirja vaatan, siis on siin vead sees ja see lauseehitus on natukene kummaline. Tere õpetaja, suur muudatus on ees, nüüd saab kooli kodulehega sisse logida kõigisse keskkondadesse, piloteerima sellega ainult täna, palun kiiresti sisestada oma andmed, esimesed 5 saavad akupanka. Loomulikult inimesed teevad kirjutades vigu, aga kuna petukirjad on tavaliselt Google Translate'iga tõlgitud, siis seal neid vigu on rohkem. Aga Google Translate areneb pidevalt ja me peame arvestama, et need kirjad lähevad aina täpsemaks. Nüüd, kui ma vaatan siit aadressi, et kust see siis on tulnud, et hea küll, Ingrid Maadvere, nähtavasti õpilased ja õpetajad usaldavad teda, ta on haridustehnoloog ja sellega tundub kõik korras olevat, aga tegelikult tema on edastanud ühe kirja. Ja see kiri on siis tulnud mingilt selliselt aadressilt nagu info.gmail.com. Ja vot siin peaks tegema nüüd see asi ettevaatlikuks, et kui on koolikirjad, siis peaks see lõpp olema gag.ee ja vot neid meiliaadresse tasub väga hoolega vaadata, et teinekord on seal mingi tähtsassi aetud või midagi sellist. Aga loomulikult võib olla ka juhtuda nii, et postkast, näiteks minu oma kaaperdatakse ja siis saadabki teile Ingrid Maadvere oma postkastist kummalisi kirju. Siis siin palutakse minna lingi peale. Ja see link on siis siin, et palun kiiresti sisestada oma andmed ja siis on nagu link www.gag, ma tean, et see on kooli kodulehekülg, login. Aga kui ma nüüd selle lingi peale lähen, siis ma näen siin all, et tegelikult viib see hoopis kuhugi mujale. Siin all on näha http://silver.cookie.ee ja vot see on ka nüüd üks asi, et kui teil on kusagil mingid lingid, siis ei pea sinna klõpsama, et näha, kas ta läheb valesse või õigesse kohta. Te näete kohe, kas ta avaneb siin kohe selle lingi juures olenevalt brauserist või siis siin all. Ma klõpsan selle lahti, sellepärast et ma tean, et sellega nüüd midagi hullu ei olnud, see oli ainult õppus. Ja tihti tehakse siis nende petukirjadega nii, et võetakse mõni keskkond, näiteks mõni pangakeskkond, tehakse sellest lihtsalt pilt, mis sarnaneb väga sellele lehele, et see tundub ka nüüd nagu meie kooli kodulehekülg, aga tegelikult ei tööta siin ükski menüü ja kui ma aadressi vaatan, siis meie kooli kodulehekülg küll sellele aadressile ei asu. Nii et see peaks tekitama küll kahtlust. Siis mida küsitakse? Tihti küsitakse isiklikke andmeid. Kui nüüd siin ankeeti vaadata, siis siin küsitakse meili aadressi ja isikukoodi või siis arveldusarve numbrit. Need nüüd nii üliisiklikud ei ole, me paroole teie käest ei küsinud, aga tihti nende petukirjadega just palutakse ka paroole, öeldakse näiteks, et oi, et kiirelt on vaja ära vahetada, et on sisse häkitud ja inimesed siis väga kiirustavad ja teevad seda. See kiirustamine on ka üks selline asi, mis on, et kui te näete kusagil kirjas, et on kiire ja siis on sellised kummalised asjad ja et te peate tegema kohe, siis sellega ka mängitakse, et inimese tähelepanu hajuks, et siin samamoodi, et esimesed 5 saavad akupanga ja nii edasi, et tegelikult peaks see teile just piduri peale tõmbama ja mõtlema, et oot, et kas ikka asi on õige. Nüüd see kiri manust ei sisalda, aga tihti ka sellised kirjad sisaldavad manust, olge ka nendega ettevaatlikud üldse kirjade puhul. Kui keegi on pannud mingi faili kaasa, siis kirjas peaks olema sellest juttu ja petukirjades võib see ka olla teinekord mingi kummaline zip, mille avamiseks ma pean panema mingi parooli ja siis juba minu arvutiga midagi juhtub, nii et see on ka üks ohtlik asi. Siis tasub uurida, kui mina sellise kirja saan, kas teised on ka saanud. Et kas teised õpilased ja teised õpetajad on saanud ja
üldse selliste kirjadega esimene asi, kui midagi tundub kummaline, pöörduge kohe selle inimese poole, kellelt te kirja saite. Et minule ka täna helistati, minu poole tuldi, pöörduti, õpilased küsisid, et kas ma tean, mis on juhtunud ja mul oli selle üle väga hea meel. Et see näitab, et inimesed mõtlesid, et mulle väga meeldis veel ühe õpilase kiri, et näiteks Leon kirjutas siis, et tere, teie aadressilt on tulnud mulle selline kiri, lingile klikates tundus, et tegemist võib olla viiruskirjaga. Et inimest, kelle aadressilt hakkavad asjad tulema, tuleb hoiatada. Siis millest veel ära tunda, et tegelikult siin on ju kummaline, et ma saadan kirja õpilastele, õpilaste listi, aga siin on hoopis tere õpetaja. Et kui siin üleval ei ole teie nime või on mingi vale pöördumine, siis see näitab ka, et selliseid kirju on saadetud terve hulk ja tegemist võib olla petukirjaga. Ja muidugi alati mõelge selle peale, kui teile pakutakse midagi väga head ja väga lihtsalt, et siis proovige ja mõelge, kas see on ikka realistlik. Et mina pakkusin siin küll praegu lihtsat asja, et esimesed 5 saavad akupanga, aga kõik need sellised asjad, kus et lihtsalt ja kiiresti midagi saab, siis see peaks teid panema kahtlema. Nii et suur tänu kõigile, kes osalesid sellel õppusel. Ma loodan, et me kõik oleme järgmisel korral targemad ja mitte keegi ei ole kaitstud selliste kirjade eest, nii et suur tänu kõigile, kes teada andsid, et selline asi juhtus ja ma loodan teistele, et see oli üks selline selles mõttes hea õppetund, et midagi halba ei juhtunud, aga äkki suudab see tulevikus midagi koledat ära hoida. Aitäh!